Nii, Brett, Hiiumaa laager on siis praeguseks põhimõtteliselt juba ajalugu, oleme siin praami peal taas kodu poole teel. Kasutan võimalust, et äkki siis natukene esitada sulle mõned küsimused nii enda poolt kui siis ka välja kuulutatud fännide küsimuste jada siis siia võib-olla siis ritta lasta. Alustame esimeses otsast, siis võtame kokku võib-olla selle Hiiumaa laagri, et kuidas tunded on, et kas see laager vastas sulle ootustele, kõik, mis oli plaanis, kõik sai tehtud, oleme play-offideks valmis? Jaa, et Hiiumaa laager läks väga hästi, et suured tänud hiidlastele, et me üldse selle võimalus saime, et nädal aega varem planeerima hakata laagrit, see ei ole kindlasti lihtne ülesanne, aga kuna hiidlased tulid meile väga palju vastu ja aitsid meid ka muude asjadega, siis saime oma asjad tehtud. Et saime teha trenni täpselt nii, nagu vaja oli, saime need ajad, mis me saime korralikult magada, saime korralikult koos olla ja head söögid otsa veel, et see osa oli väga hea, aga kas me play-offiks valmis oleme? Ei, veel ei ole, natukene aega. Selge. Võib-olla siit kohalt lähmegi siis edasi siis nende nii-öelda siis välja hõivatud fännide küsimuste juurde. Siin Rain Terras pani neid kohe terve rea, et ma võib-olla siis teen siit mingisuguse valiku, et Rain, mitte Rainer. Rain Terras, just, jah, täpselt. Esimene küsimus olekski, et jäime ühisliigas napilt nii-öelda ukse taha. Kui sa saaksid hooaja jooksul midagi teisiti teha veel tagantjärgi, siis mis see võiks olla? Tagantjärgi saame kõik targad olla, aga ütleme, ju siis antud hetkel see seis oli selline, et jäime sinna play-offi ukse taha. Ilmselgelt oli mänge, kus siis, ma ei tea, mõni mäng eksis, meie Gustasega eksisime, võib-olla mõni kohtunik eksis, et lihtsalt ju siis nii pidi olema, et mis me ikka siin muudame. Tegelikult nii on. Kuidas on meeskond füüsiliselt ja vaimselt valmis sinu silme nägi play-offideks, et see, mis sulle sealt nii-öelda treeningsaalist vastu vaatab, kas see on sinu jaoks nagu piisavalt hea pilt? Jaa, et me oleme rääkinud ka siin mängijatega ja ilmselgelt ükski mängija ei soovi niisugust pausi, nagu meil praegu on, aga ise me play-offi ei saanud ja seis on selline. Aga oleme nii-öelda ennast ümber programmeerinud või nagu ümber mõtestanud, et mis see meie suur eesmärk on ja praegu need eelmised 1,5 nädalat oleme küll kõvasti vaeva näinud selle nimel ja tundub, et liigume õiges suunas. Eks tuleb veel palju asju nagu teha, aga selles mõttes meil Gustasega on nagu plaanid paigas, et praegu tui oleme terved püsinud ja oleme saanud teha täpselt nii, nagu oleme tahtnud. Saame jätkata siia otsa kohe ilusti täpselt selle Raini küsimustega, et rääkisid, et töö käib ja üldiselt on kõik nagu sujunud hästi, siis minnes vastu nüüd sinna play-offidele, siis et kas on plaanis, tõenäoliselt ei saa detailidesse laskuda, aga mingid taktikalised muudatused võrreldes põhihooajaga, mis need võiksid olla, mida saab välja tuua äkki või? Selles mõttes, et kui põhihooajal sa mängid nagu paljude erinevate võistkondade vastu ja nädala sees 2 mängu, siis play-offis on selles mõttes teistmoodi, et sul on üks vastane, sa kindlasti ka Pärnu muudab enda asju ja üritavad meid üllatada, aga põhimõtteliselt sa tead, kelle vastu sa mängid, sa saad oma mängu võib-olla konkreetsemalt kohandada selle järgi, et eks me ikka midagi proovime välja mõelda, aga uus play on 3 diagonaalis, kui Evart vaatab, siis võib mõelda, mis see on. Selge, no hea, see oli väga ammendav vastus. Kuidas endal tundub meeskonnale nagu otsa vaadates, et kuidas meeleolud ja nagu tunded sealt poolt on, et paistab sealt selle vastu mingit sükest valmis tahet ja enesekindlust? Ma arvan, et eks mängijad võib-olla seda peaks nagu rohkem mängijate käest küsima, aga nii palju, kui nad minuga seda jagavad ja nii palju, kui mina olen uurinud, siis tundub, et vaim on hea, nad on valmis, vormid paranevad, aga jah, võib-olla see küsimus rohkem siis mängijatele.
mida sulle isiklikult üldse play-off tähendab, et siin peatreenerina oled sa nüüd siis teist hooaega siin seda play-off hooaega ründamas nii-öelda. Mida see üldse tähendab peatreenerina? Mis tunded tekitab? On eraldi kuidagi topeltpingelisem ka või tegelikult ei ole seal väga vahet? No, eks ikka selles mõttes, et play-off on play-off ja see on nagu hooaja kulminatsioon ja see on nagu lõpuks see, mille järgi siin mäletatakse, on ju, et eks ta ikka on nagu natuke teistsugune, aga samas mäng nagu iga teine, et vahet ei ole, kas sa võidad või kaotad, et sa ei tohi ikkagi pilvedesse tõusta, ei tohi musta masendusse langeda, et pead läbi mõtlema, mis läks valesti, mida vaja muuta ja võib-olla lihtsalt play-offis on see, et eriti eelmine aasta oli kuidagi see ajagraafik niimoodi, et meil oli seal üle päeviti mäng, et siis lihtsalt töötunde ei läheks, et pidi video vaatama ja asju läbi mõtlema, et võib-olla see siis on nagu natuke tihedam graafik, et siis unevõlg tekib kõrge. See vist on paraku niisugune treeneritöö paratumatus, et see käib asjaga kaasas, eks. No siin endiselt Reinteras tunneb huvi, et kui vaadates tagasi nüüd siis sellele hooajale, siis kas oskad tuua välja ka mõne mängija, kes siin oma arenguga üllatas? Selles mõttes nagu üllatas ei olnud, et ma näen, et paljud mängijad on sammu edasi teinud ja nad on tublid olnud ja näinud vaeva ja see nagu on loogiline asjade käik, et kas just keegi nüüd nagu siukse, ma ei tea, nii suure hüppa tegi, et see üllatas, ei, et ma arvan, et kõik siin läbi hooaja on ikkagi paremaks läinud ja nii individuaalselt kui võistkondliku osas, et üllatunud ei ole, aga meil on mehi, kes on samm edasi teinud. Siin ise küsiks vahepeal võib-olla siis sellisest vaatevinklist, et ütleme nüüd, play-off on nüüd kohe algamas ja ühtlasi see ka mingil määral justkui siis tõmbab taaskord hooajale ka see play-off joone alla, et oled siin Rapla meeskonna juures nüüd siis põhimõtteliselt 2 või siis ütleme 1,5 hooaega olnud. Eelmine hooaeg ilusti kenasti lõppesime medalitega, aga kas rääkides sinu tulevikust ja mõtetest, et kas on sellest natuke vara rääkida või on sul mingisuguseid väikseid infokilde, mida sa võiksid jagada siis seoses ka enda tulevikuga? Või pigem mitte? Ei ole ei Raplaga tulevikust rääkinud, ei ole kellegi teise ka tulevikust rääkinud, et eks ta Eestis pigem on nii, et need jutud hakkavad siis pihta pigem, kui kõigil saab hooaeg läbi, et ma ei ole kellegiga midagi rääkinud. Et kõigepealt on vaja see play-off hooaeg nii-öelda või periood joone alla tõmmata, eks. Just. See suvi sulle tähendab tõenäoliselt ikkagi ka koondise perioodi, et see nagu tõenäoliselt on asi, kuhu sa siit kohe peale seda play-offi lõppu liigud. On nii, eks ole? Ikka puhkaks ka natuke. Seal üldse play-off või koondise treeningud hakkavad üldse või kus maalt see? Juuni lõpp, juuli algus, et Estikate see viimane päev on vist 1. ja 31. mai, et seal ikkagi siuke vast 2-3 nädalat ikkagi saab puhata ja eks siis kindlasti on mingid koosolekud ja asjade läbi planeerimine, aga päris kohe ei pea teise sinna rütmi hüppama, et saab natukene hingata ka. Selge see. Kindlasti väga väärt aeg olla ja veeta aega perega. Siin vastu play-offi võib-olla, mis see sõnum võiks olla siis ütleme kõikidele meie toetajatele, sõpradele, fännidele, mis mingisugune hüüdlause? Ma ei tea. Olge ikka meiega, et eelmine aasta ju tegelikult see TalTechi seeria välismängud seal ringide peal juba saadeti meid ära, kodumängudel oli väga hea feeling, et olge ikka meiega ja kutsuge sõbrad ka kaasa ja teeme midagi, proovime teha midagi suurt. Väga mõistlik.
panen siit lõppu veel paar küsimust, mis Instagrami tulid, et Daniel küsis, et noh, nii NBA kui ka Euroliiga läbiaegade starting five koosseisud. Kes need on siis sinu unelmate starting five olemas sarjas? No alustaks NBA-st. Võin panna ükskõik mis ajast, jah? Täiesti, ma arvan, et on ajastu ei ole oluline. No minu läbi aegade lemmikmänge oli kindlasti Shaquille O'Neal, tema paneks siis tsentroiks. Suure ääre peale paneks, noh, mis meil seal on variandid, noh, kas Novitski või Duncan. Duncan tundub nii mohe mees, paneb Duncani. Noh, peaks vist LeBron Jamesi panema. Nüüd ilmselt paljud pahandavad, et Michael Jordanit või Kobe Bryantit ei pane, aga tänu Shaquille O'Nealile mu teine lemmikmängija oli Dwayne Wade, nii et paneme tema. Ja point guardiks. Noh, teeme noorematele ka rõõmu, paneme Stephen Curry, nagu öeldakse. Tundub päris ideaalne pakk nii-öelda. Ja Euroliiga ka või? No, paneme Euroliiga ka ikka, jah, siis muidugi. Euroliiga fännidele ka midagi. Müürsepp, Kangur, Tein, Vene, Kriisa. Okei, päris ilus. Kõik on mänginud, nii et kõik, jah. Ja lõppu siis võib-olla lõpetame siis Maarja küsimusega, võib-olla nendest küsimustest nii-öelda üks raskemaid, pead mõtlema hoolega. Kas Rasmus Jakki on lihtne coachida või siis raske? On, jah? On lihtne. Okei. No selge, ei olnud vaja pikalt mõelda. Igatahes tänud sulle ja paneme siit üle vee siis Rapla poole Kadjamaa ja valmistume play-offideks. Teeme nii.